Hea. Wow, see on väga hea. 90 kaardipakki läheb veel müüki ja need on kõige viimased, mis üldse on. Advendikalendrid. Ma ostsin Home for You outletist sellise ilusa LED-küünla. See kuidagi nagu ei jätnud mulle mingisugust muljet. See on nagu nii äge kingitus. Tere hommikust! Käes on 1. detsember. Ja minu hommik algab sellega, et ma viin 2 viimast kasti avatud kaartidega kaardimänge Rahvaraamatusse. Nii et 90 kaardipakki läheb veel müüki ja need on kõige viimased, mis üldse on. Nii et kui sa oled mõelnud, et sa tahaksid seda kaardimängu või äkki tahad kellelegi kinkida, siis Rahvaraamatust saab, et sa saad nende kodulehelt vaadata, millistes poodides on need olemas, päris kõikides vist ei ole ja e-poest saab ka tellida. Nii et siin need viimased kastitäied on. Ja viin need siis sinna nende lattu ära ja siis ootab meid ees juba üks üritus. Sunny Pocket on Kristiine keskuses uus kiirtoidu koht ja me oleme Maritiga tulnud siia proovima seda. Asian chicken pocketi, siis meil on siin friikad, siis on passion limonaad, siin on berry ja Maarit võttis curry chickeni. Yeah. No nii, esmamuljad limonaadist. Mari, väga marjane, aga niisugune hästi värske, mitte liiga magus. Passion. Ma teen selle Asian chickeni taste-testiga ära. Oi, väga krõmpsuna ma kuulsin. Krõbe, mulle meeldib. Väga maitsev. Mis siin on? Mis see oranž on? Porgand. Mulle meeldivad need rohelised road siin vahel. Väga hea. Mul on vist selline hästi basic. See on curry chicken. Jaa. Hea. Wow, see on väga hea. Oh, nice. Ja mulle meeldib, et see sai on nii kõrba. Jaa, mulle ka väga meeldib see. Oh my god. Ja plaan on siis suur ehitada ketti, olla sarnaselt siis teistele inimeste lähedal igal pool ja loodetavasti sinna ka jõuame. Konstruktsioon on meil areneb iga päevaga, toode meil areneb iga päevaga, et kindlasti see, mis te täna siin proovite, võib olla homme, ülehomme oluliselt parem. Ma loodan, et tänavused said endiselt väga hea ja No nii, siin on meil matcha latte, võtsin nagu ikka kaerapiimaga ja see on meega. Matcha on ise hea, ma tunnen, et on kvaliteetne, aga võib-olla mingit magustajat oleks rohkem vaja. Meie magustajat. Võtad siis selle. Ma sain praegu ainult saia ja jäätist. See oli huvitav koht. Ma ei tea, mis võiks süüa. Ma on huvitav. Aga ei midagi nagu meeli ülendavat. See oli parem. Okay. No nii, ma olen kodus ja natukene olen siin kodus tööasjadega toimetanud, aga kaardipakid said ilusti Rahvaraamatusse viidud ja lihtsalt tahtsin siia veel mainida, et sellest hoolimata, et taskusõbrannasid me enam ei tee, siis minu arvates on see endiselt kõige parem kaardimäng, mida poest saab. Et täpselt sellisena me selle mänguga tegime muidugi Kaisaga, et see vastaks kõikidele meie vajadustele ja ootustele ja tegelikult just üleilmne nädalavahetus juhtus nii, et ma olin Anetega koos oma lemmikuhas Ärklis ja seal oli üks seltskond, kes mängis avatud kaartidega kaardimängu ja siis ma teadsin sealt ka ühte inimest ja lõpuks me ühinesime selle seltskonnaga, mängisime koos seda kaardimängu
ja iga kord, kui ma olen seda mänginud täiesti nagu erinevates seltskondades, siis see ikkagi ärgitab väga huvitavaid diskussioone ja arutelusid teemadel, millest võib-olla nagu niisama ei räägi, sest et paratamatult igapäevaelus meil ei tule nagu nii palju erinevaid tahke võib-olla välja elust, meist endast, erinevatest asjadest ja kuidas me nendest mõtleme, aga et siis see kaardimäng aitab nagu kaasa sellele, et tekiks just need erinevad vestlused. Nii et selles suhtes endiselt on see meie beebi ja olen siiamaani uhke selle kaardimängu üle, et see tuli minu arvates välja parem, kui oleks isegi osanud võib-olla arvata ja minul on ta siiamaani kasutuses oma sõbrannadega. Nüüd muidugi paljudega on ta juba suht otsast lõpuni mängitud, aga kui ka lähen uude seltskonda, võtan alati uhkusega selle kaardimängu kaasa, et see sai tõesti hästi kokku pandud. Sinna läks väga palju hoolt, vaeva, armastust. Nii et kui sul veel ei ole seda mängu, siis nüüd on nagu tõesti viimane võimalus, et rohkem neid juurde ei trüki ja rohkem neid ei tulegi mitte kunagi. Nii et praegu on nagu viimane võimalus. Ja siis jah, nagu te nägite, ma päris palju klippe vist isegi tegin sellest Sunny Pocketi avamisest, mis on siis, nad ise ütlesid mitte kiirtoidu, vaid kiire toidu uus kett või praegu on siis ainult üks lokatsioon avatud Kristiine keskuses, aga nad tahavad siin nagu kiiresti ka laieneda ja veel erinevaid asukohti avada. Ja selles suhtes nad olid nagu hästi avatud tagasisidele ka, et need pocketid või võikud siis need meile Maaritega mõlemale väga meeldisid. Friikad olid head ja neid ei tehta siis mitte õlis, vaid need on õhufritüüris tehtud, ehk siis ei ole rasva kasutatud ja maitsesid väga hästi. Ja mina andsin oma tagasiside siis selle matša kohta, et kuna nad just on ka avanud, siis seal ongi nagu mingisuguseid veel sükest natukene paika loksumist. Et ma ütlesin, et kui te selle matša saate korda, sest et matša kvaliteet oli tunda, et on hea, lihtsalt see ei olnud korralikult nagu läbi vispeldatud ja võib-olla selle magususega saaks seal veel tööd teha. Ma ütlesin, et kui te saate selle korda, siis minu arust matšadega on niimoodi, et kui kuskilt läheb see sõna levikule, et see on hea, siis inimesed lähevad sinna ka seda võtma, sest et head matšat minu arvates endiselt on pigem raske leida. Et ma olen pidanud ikkagi rohkem pettuma, kui et olen saanud neid häid kogemusi. Aga üldiselt väga tore koht, mulle see kontseptsioon meeldis. Ja siis ma käisin ka ostsin patareid, õiged patareid nüüd lõpuks ära ja sain oma kuusekesed panna põlema, kuused põlema panna. Saate aru vist küll, kui sa vaatasid eilset vlogmassi osa. Eilset vlogmassi. Igatahes ma nüüd kohe näitan teile ka siis kõiki oma üles pandud kaunistusi. Aga meil on üks põnev teema veel rääkimata. Advendikalendrid. Mul on see aasta kokku siis 3 advendikalendrit, mis on täitsa uskumatu, crazy. Üks, mis mul on siis Tuglase advendikalender, kus on siis erinevad ilutooted sees. Teine on Red Bulli advendikalender, mis mul on rõdul. Eelmine aasta oli ka, seal mul on jahe, mul on kinnine rõdu ja seal mul on jahedam, ehk siis ma hoian seda seal. Ja 3. on siis sõbrannaga tehtud advendikalender. Ma tegin see aasta Mariaga, tegime siis 11-le 12-päevase advendikalendri. See tähendab, et üle päeva saan ma seda avada. Meile tundus, et see 24 on võib-olla natuke liiga palju, et ma ka novembri alguses vist alles pöördusin Maria poole selle mõttega, ehk siis kuu aega ja siis kuna mina nagu pakkusin alguses välja, et kas Maria tahaks mulle teha, et ma annan talle kindla summa ja tema teeb mulle ja siis ta ütles, et aga äkki sa tahaksid mulle ka teha, et teeme nagu vastastikku. Ja ma ütlesin, et aga miks mitte, muidugi, et väga lahe. Ja siis ma leidsin ka, et 12 päeva on kuidagi nagu realistlikum teha. Nii et 12 päeva me tegime, üle päeva hakkan võtma. Esimene on siis täna, mille ma saan avada ja järgmine siis on 3. detsember.
ja nii edasi üle päeva. Ja sellepärast olen ma muidugi kõige rohkem elevil, sest et nagu ma ka eelmine aasta ütlesin, et minu arust sõbrannaga üksteisele advendikalendri tegemine, see on nagu kõige ägedam idee üldse, sellepärast et niimoodi sa saad kõige personaalsema advendikalendri, mida sul on üldse võimalik saada. Et noh, hea sõbranna tunneb sind igal juhul paremini kui ükski poekett. Et noh, Douglas ei tea, mis on sinu lemmik huuleläige näiteks on ju, aga su sõbranna loodetavasti teab. Kusjuures eelmine aasta ma tean, et päris paljud ütlesid, et see on väga äge idee ja tahaks isegi teha. Kas see aasta keegi teist tegi oma sõbrannaga üksteisele advendikalendrit? Anna mulle kommentaarides teada, ma päriselt tahaksin teada, et kas keegi võttis šnitti ka sellest. Aga ma avan siis praegu selle Douglase oma. Ma pidin koostöö raames siin mõned uksed avama, aga ma väga teadlikult tegin mõned kindlad uksed lahti siit. Ma praegu kohe midagi ei ütle ja võib-olla keegi juba aimab ära. Aga küll te siis näete. Igal juhul 1. detsembrit ma lahti teinud ei ole. Tahaks kuidagi nagu näidata ka. Siin ta on. Piklik uks. Kohe Mac. Mina ei tea, mis siin sees on, sest et ma ei tahtnud vaadata seda pilti, kus kõik need tooted on näidatud. Et ma meelega tahtsin jätta üllatuseks. Lip conditioner. See on lihtsalt siis nagu huulepalsam läbipaistev, ma pakuks. Jah, tundub küll. Siis, kas võtame järgmiseks Red Bulli või võtame Maria tehtud advendikalendri? Ja kui ma juba siin istun, mul on kuuse all need. Siin need pakikesed on. Esimene paistab meil kohe siin. Nii et vaatame, mis seal sees on. Mul tõesti ei ole õrna aimugi ausalt öeldes, mis siin on, sest et ma olin nii keskendunud sellele, et Mariale teha võimalikult äge advendikalender. Et ma ei jõudnud isegi mõelda, et mida tema mulle võiks siia panna. Oh my god! Selline Christmasi headband. Ma ei pannud seda praegu nagu ilusti pähe. Aga ma arvan, et ma tean, mis Maria mõttekäik oli sellega. Et kuna praegu vlogmas selles algab ja ma ikka ju näitan teile oma mingit valmispanemisprotsessi ka, et siis ma saan sellega meigi tegemise ajaks juuksed eest ära panna. See on midagi sellist nagu jõululikku ja siis ta leiab nagu kohe kasutust terve kuu vältel ja noh, miks mitte ka edaspidi muidugi. Väga cute. Siin see Red Bulli advendikalender meil on. Nii, ma võtsin nüüd selle ümbrise ka ära. Ja esimene aken on meil kohe siin. See mulle maitses. See Fuji Apple Ginger. See oli väga hea maitsega. Nii, see jääb meil siia ootama ja selle ma panen ka ausalt öeldes praegu siia ootama. Sest et täna ma Red Bulli juua ei julge. Mul oli kohutav öö. Ma magasin ülivähe. Ma ei tea täpselt miks, aga üks põhjustest võib olla see, et ma jõin eile natuke liiga hilja ühe Red Bulli ja ilmselt sinna juurde mingisugune muu kombinatsioon ka stress, ärevus, ma ei tea. Aga mul oli öösel külm higi peal ja nagu ma pean täna öösel saama hästi magada, nii et ma ei riski sellega, et ma kofeiini üldse tarbin. Aga jaa, siis teate, mida oodata, et meil on 2 advendikalendrit, mida ma avan iga päev ja siis Maria oma, mis on selline üle päeva väikene treat. Nii, vaatame need kaunistused üle, sisse astudes avaneb meil selline pilt. Ja siin on esimene riiul. Panin siis siia üles ühe majakese ja selle kuuse. No nad muidugi ei ole proportsioonis selles suhtes, et kui ma nüüd tahaks nagu realistlik olla, siis see kuusk on liiga suur selle maja jaoks, aga ma arvan, et samas nad näevad cute välja seal koos, nii et las nad olla. Ja ega ma siin rohkem ei muutnudki, ühe vaasi, mis jäi teisest riiulist üle, panin praegu siia alla. Aga siin juba oli see valguskuul ja siis ma lihtsalt panin siia üles need. Ja kuigi nagu need kunsttaimed ei ole väga talvised, siis ma ei oskaks sinna midagi talvist rippuma panna.
ma ei pane ju lihtsalt mingi kuuseoksa rippuma sinna. Nii et ma lihtsalt praegu jätsin need. Ja siis siin on meil teine riiul, kus on 2 majakest ja siis siin on Pepkost kuuseküünal. Neid müüakse paljudes poodides, aga Pepkos oli minu arust kõige parema hinnaga, 3,50. Ja siis ma ostsin Home for You outletist sellise ilusa LED-küünla. Minu arust nii armas näeb välja. Ja ta oli mingi, ma ei mäleta, aga normaalse hinnaga. See on mul mingi aasta siin seist ostetud siuke tähekene. Ja siia alla panin siis niimoodi need kuused ja seal taga on IKEA kuusk ka. Siin on meil kuuseke, seda olete juba ilusti näinud. Ja akna peal on siis 2 jõulutähte. Ja teleka kõrvale panin küünlad. Mul jäid kirstordil peost siis nii sellised küünlahoidjad kui ka punast värvi. Pikad LED-küünlad alles. Nii et kasutasin need siis siin ära. Ja laua peal ongi mul siis Snow Globe. Tegelikult ma pean selle ära puhastama, see oli kohe sealt pakist välja võttes väga tolmune. Ja lihtsalt 1 küünal. Kusjuures, kui sa tead mingit väga head jõulu- või talvelõhnalist küünalt, siis sa võid mulle soovitada. Mulle nii väga meeldis Bath & Body Worksi oma, mille Pia mulle 1 aasta tõi. Selle nimi oligi see Winter. Issand, kui hea lõhnaga küünal. Aga Eestisse on väga raske saada neid Bath & Body Worksi tooteid ja ma ei hakanud läbi osta EU-ga mingit küünalt endale tellimast. Küünleid mul tegelikult on palju. Aga tahaks mingit sellist, et noh, seal võiks natuke nagu kuuske olla, aga mingit muud mõnusat hubast nooti ka. Ma ei tea isegi täpselt, mida siis, aga võite soovitada enda lemmik talveküünleid. Ja diivanil on mul eelmisest aastast Hemtexist Merry Christmas. No seda Christmasit ei ole nii hästi näha, aga sellised padjad ja on ette kingitud selline jõulupleedikene on ka siin. Ja öökapi peal on lihtsalt selline kuusekene. Vot, ja siis selle põrandalambi ma panin praegu siia. Ma ei osanud talle muud kohta leida. Las ta siis olla, ta ei häiri siin. Ja oma väikse lauakese ja palmid ma tõin esikusse. Mul on siin selline. Ja nagu siia mul oleks tegelikult jõuluoksad ka. Aga see tundub nii naljakas nende palmide kõrvale panna nagu mingid jõuluoksad. Kas te paneksite või? Ma ei tea, igatahes mul on siin need sügisest jäänud need. Äkki ma peaks üldse selle ära võtma ja mingi muu jõuluasja siia peale panema, sest tegelikult see oleks nagu super koht selle jaoks. Andke mulle teada, mis te siia paneksite. Ja siis köögis on mul ka 1 jõulutäht akna peal ja seal praegu rohkem ei olegi ja seal on väikene mess, nii et ma ei hakka teile seda kööki praegu näitama. Aga jaa, see kuus kannab päris sükest rohekat valgust, need natuke vähem. Kui kaamerast tunduvad need ka üsna rohelised, aga ja ma olen rahul, so cute. No nii, esimene vlog läks just ülesse, ma tegelesin siin sellega ja nüüd ma soojendasin oma eilset pannilasanjat ja söön õhtust ja siis on mul vaja panna teile mõned pakid, podcasti võidupakid ja siis 1 giveaway, mille ma tegin Instas. Ja ma pakkusin neid kuuskesid eilsest videost, kes vaatas. Pakkusin Joannale ja ta oleks täitsa valmis neid kuuski endale võtma. Nii et ma nüüd ootan Joanna vastust, kas ma viin talle need täna või mõni muu päev. Nii et siis lähengi samme koguma, pakke viima ja võib-olla ka viin need kuused ära. Kuused on üle antud. Ma lähen viin pakid teele ja käin korra kiirelt poest läbi. Palju mul sealt midagi vaja ei ole. Ja siis koju monteerima. No nii, ma olen tagasi kodus, kusjuures vaatamegi, mitu sammu mul täna on. Ei ole väga palju. Ma ei ole täna palju kõndinud. 6300.
700 on puudu. Kui ma väga tahan, siis ma saaks selle siin kodus täis kõndida. Aga vaatab, esmajoones ma hakkan monteerima ühte koostöövideot, siis teen selle valmis, siis teen ühe väikse pausi. Ma tunnen, et ma tahaks teed juua ja siis mul on mõned jõulumaiustused, mida ma mõtlesin, et tegelikult ma olen neid proovinud, aga et ma mõtlesin, et ma räägin, mis ma nendest arvan. Need on Kalevi selle aasta uued jõulutooted. Ma ütlen teile, õige muusika leidmine on üks kõige keerulisemaid asju. Eriti just, ma mõtlen koostöövideote puhul, sest et see, kui see on reels, see on nii lühikene ja väga palju loeb, mis vibe'iga see muusika on, ehk siis, et mis vibe sa ka edasi annad. Et vlogi muusikat, ka mõnikord keeruline leida, aga üldiselt mitte nii keeruline, aga just nagu koostöövideotele see muusika leidmine, see on selline kohati veits peavalu. Samas põnev ka, sest et ma tihti proovin mitut erinevat ja siis saan aru, et nagu okei, see ei ole absoluutselt see vibe, mida ma otsin või kuidagi saan nagu ise ka selgemaks proovimise käigus. No selle valgusega nüüd siin lihtsalt on nii nagu on ju. Ma ei hakka laedult panema, mul on nii mõnus ja cozy ja ma loodan, et see on vaadatav. Igatahes ma tegin endale esimest korda sellel aastal oma jõulutassikesse roibuse tee. Roibuse tee on minu kõige lemmikum tee. Mul on praegu mingisugune honey vanilla roibos. Panin siia veel mett ka hulka, natukene kaerapiima. Nii hea. Ma sain oma koostöö video ja muud materjalid valmis. Ma scheduldasin need homme hommikul välja minema Gmailist. Ma ei tea, kas ma olen sellest juba rääkinud igatahes, kui ma mingitel imelikudel kellaaegadel, sest nüüd praegu on kell 22:45. Saadan meile, siis ma panen need, et need läheksid hommikul välja. Ma ei taha kunagi, et keegi eeldaks, et mina teen tööd mingitel öötundidel nädalavahetusel. Ma ei taha, et keegi tunneks, et ma nendest eeldan, et nad neid meile näeksid mingisugustel veidratel tundidel ja aegadel. Nii et gotta keep it professional. Igatahes see sai tehtud. Vlogi pole ma mitte sekunditki kokku pannud veel seda, mida sa praegu vaatad. Aga ma kavatsen seda veel täna teha, sellepärast, et ma ei tahaks seda homme hommikusse lükata. Kui just ma ei väsi täiega ära ja siis ma panen hästi varajaseks endale äratuse ja siis teen selle homme hommikul valmis. Aga tegelikult ma tahaks homme hommikul trenni minna. Igatahes see kõik ei ole juba teie mure. Ma tahtsin rääkida mingitest Kalevi maiustustest. Ühed, mis minu arust tulid see aasta välja, on riisikrõbinatega pralinee kompekid. Sellised. See kõlas mulle nagu väga hästi, aga pean ütlema, et ei olnud nagu päris mulle. See on tumeda šokolaadiga minu arust. Piimašokolaadis. No igatahes see on siukse tumeda šokolaadi maitsega. Ja see kuidagi nagu ei jätnud mulle mingisugust muljet. Siis on neil see aasta karamelline valge šokolaad soolatud mandlitega. Selline. Sorry, need on kõik lahti tehtud, aga nagu ma ei jaksanud oodata, kui see pakk tuli. Nagu see valge šokolaad ja soolatud mandli kooslus. See on imehea, aga ma suudan seda süüa 1-2 tükki korraga. Et see on minu jaoks natuke liiga magus, aga te teate mind, ma olen soolasarmastaja rohkem
ja paljud asjad on minu jaoks natuke liiga magusad. Nagu, noh, mu sõbrannad teevad nalja selle üle, et kui mulle kinkida see suur Karl Fatscheri tahvel, siis seda jagub mul mitmeks kuuks, et nagu ma söön 1 riba korraga. Ja nad ei eksi, kuigi samas ma pean ütlema, et mul on praegu täielik geisha hullus. Mul käib vaata hooti, vahepeal on Kinder Bueno, geisha, Twix, mis mul veel on olnud niimoodi. Mingid muud Kinderi tooted. Igatahes praegu on geisha aeg. Siin on mul üks geisha see tahvel. Ja noh, minu kodust võib tihti leida nagu selliseid lahtiseid šokolaaditahvleid, et noh, isegi see, kui mul on see geisha hullu, siis noh, päris niimoodi see ei ole, et ma selle tahvli korraga ära sööks. Et noh, maksimaalne, mis ma siit söön, on ütleme 3 riba, kui on noh, täiesti hullumeelne olukord, siis 4 riba saan järjest. Aga ma ei tea, midagi selles geishas on lihtsalt nagu nii õigesti. Ja üks asi, mis mind täiesti üllatas, et ma ei ole kindel, võib-olla see on juba varem ka väljas olnud. Aga võib-olla ei ole ka. Kreemitäidisega piparkook. Kas see on olnud varem või? Ma ei tea. Sorry, kas te üldse midagi näete, aga igatahes selline. Ma ei ole ühtegi täidisega piparkooki vist varem söönud. Mis mulle väga meeldivad, mis on juba mitmeid aastaid väljas olnud, on need Kalevi piparkoogipallid šokolaadis. Noh, võt need on väga head asjad. Aga see väga hea minu arust. Väga hea. Nii vahva keegi küsis, et või noh, mingi selline kommentaar, et tekitad nii jõulumeeleolu, et aga kuidas sina ise jõulumeeleolusse saad? Ja võt, näiteks niimoodi, nagu praegu ma söön seda piparkoogikest siin, istun oma kuuse juures, joon teed. Ja väga jõulune tunne on. Nagu kodu on nii ilus ehitud. Mul on siuke hea sossukas olla. Ja see ongi jõulutunne. Aga teine väga suur aspekt on jõululaulude kuulamine. Et minul ikkagi novembrist juba läks Spotify's käima mingi Cozy Christmas Jazz või ma ei mäleta ise ka, mis ma sealt panin ja siis praegu käib Christmas Hits playlist. Et see kindlasti on nagu põhiline asi, mis aitab meeleolus olla. Et ma tean, et paljud ootavad seda lund, et tekiks see meeleolu, aga ma väga ei soovita. Sellepärast, et siis sa annad selle nagu võimu enda käest täiesti ära ilmataadile ja nagu me ei tea, kas see lumi üldse detsembris tuleb, kui palju teda tuleb, see on nagu kontrolli alt väljas. Ehk siis ma nagu üritan võimalikult vähe välisteguritele loota ja loon ise. Siis seda meeleolu ongi kodukaunistustega, mingite jõulusnäkkide või ma ei tea, mandariinidega ja jõulumuusika kuulamisega. Ma pidin vist teile ennem näitama ka, mis ma täna sain. Ma sain ühe parima kingituse ja ma sain eelmine aasta ka selle ja see nagu ma ikka kasutasin seda Kookeri poolt. Sain siis Kookeri ja Uisuplatsi kinkekaardi, mis on põhimõtteliselt nagu, et ma võin piiramatu arv kordi käia uisutamas ja Kookeri pannkooke söömas kuni 4 inimesega korraga. Või nagu mina ja 3 inimest maksimaalselt, aga nagu see on nagu nii äge kingitus. Sellepärast, et see on kingitus, mis tegelikult pakub sulle nagu kvaliteetaega sinu lähedaste inimestega. Et noh, uisutama ma üksinda ei ole läinud, et ikka alati kas siis perega, ma ei tea, Eenaga käisime, sõbrannadega või kaaslasega, et ükskõik, aga nagu see on alati kvaliteetaeg ja et mul on nagu kaart, millega ma lihtsalt nagu piiramatu arv kordi võin käia. See on nii äge. Ja samamoodi täna see Sunny Pocket. Ma sain siis nagu krediiti seal Sunny Pocketis, et mis kehtib vist mingi veebruari lõpuni, et ma saan seal käia. Minu arust nagu mingite uute kohtade, just toidukohtade nagu avamise puhul, see on kõige parem PR gift, mille sa teha saad.
et sa annadki inimesele krediiti ja ta tuleb tagasi sinna, see muutub juba võib-olla kas osaks tema rutiinist, ta leiab sealt oma lemmikud, see on kuidagi nagu tuttav ja hea. Ehk siis isegi kui see krediit otsa saab, siis ma lähen ju sinna ikka, kui mulle meeldib see, mis ma sealt sain. Ühesõnaga ma ei tea, miks ma nagu nii pikalt pidin sellest rääkima, aga ja siin oli veel käsitsi kirjutatud kiri ka juures. Käsitsi kirjutatud kirjad PR-pakkides või noh, sellistes kingitustes, mis lähevad paljudele inimestele, see on alati, ma väga hindan seda, sest et ma olen ise ka kunagi kirjutanud mingeid kirju kaasa PR-pakkidega ja ma tean, kui väsitav see on käele. Ehk siis väga armas kingitus siia tänasesse päeva. Aga ma tegelikult nagu natuke mingile küsimusele vastasin, aga ma peaks vaatama. No praegu just 8 minutit tagasi on tulnud siia küsimus, et kelle vlogmasse sina ise vaatad ja soovitad. No, kes on siin olnud pikemat aega? Te juba teate, minu kõige lemmikumad YouTubereid, minu nagu see cozy feeling YouTuberid on Zoe ja Alfie UK-st. Nüüd neil on pere, aga ma vaatasin neid juba ammu enne seda, kui neil oli pere ja nad on mulle alati meeldinud, nad on nii soojad inimesed või ei, ma keeldun uskumast, et nad ei ole päriselt, nii et ma ei hakka isegi ütlema, et või nad jätavad endast üks hea mulje. Ei, nad lihtsalt on ja kuidagi nagu see energia, mis ma sealt saan. See on lihtsalt, no see on nagu, mul tekib selline soe tunne südamesse. Ja mõned teist kirjutavad nagu kommentaare, et minu videotest tuleb see tunne. Ja see on nagu kõige suurem kompliment üldse, ja ma nagu ei saa sellest aru, et kuidas. Ma ei oska nagu seda niimoodi näha, et noh, ma ei tea, kuidas saab minu videoga tulla kellegi sama tunne, mis minul näiteks tuleb selle Zoe vlogmas videost. Ma ei tea, aga see on väga tore üldse. Kui palju armsaid ja ilusaid kommentaare esimese vlogmas video all. Ma olen neid siin terve õhtu lugenud, kogu aeg tuleb juurde, te olete nii aktiivsed. Ja lihtsalt nagu mu see kuusk on saanud nii palju komplimente. Et aitäh teile südamest, aitäh, ma loen kõiki kommentaare, ma ei tee nalja, ma nagu tõesti, ma ei saa garanteerida, et ma järgnevatel päevadel nagu näen neid, mis võib-olla ikka veel esimese alla tulevad, aga praeguseks hetkeks ma olen nagu kõiki näinud, mis siin esimese video all on. Vaatame, võtame mingi, kas ma pidin midagi veel vastama. No Zoe ja Alfie, nende vlogmassi kavatsen ise kindlasti vaadata. Siis kavatsen vaadata Karini vlogmas videosid, ta küll ei tee iga päev, aga ikkagi vlogib rohkem detsembris kui muidu. Et tema videod mulle ka väga meeldivad. Ma ei tea, mul ei tule praegu ette. Et ma teaks, et keegi teeb ja keda ma vaatan ja ma ei jõua tegelikult ise väga palju vaadata ka, et nagu lihtsalt ajaliselt ei ole kuskilt võtta seda aega, nii et jah, Karin ja Zoe ja Alfie. Okei, võtame sellise jõuluküsimuse ka. Ma vist võib-olla ka eelmine aasta vastasin sellele, aga teate, ega ma ka enam ei mäleta, nii et kuidas sul lapsepõlves kuuse kaunistamine toimus? Oli ka pikalt enne jõule juba püsti või vahetult enne jõululaupäeva toodi ja ehiti? Kuna meil oli kodus alati päris kuusk, või on siiamaani, siis nii varakult seda ei toodud, muidu lihtsalt see oleks tühi olnud jõuludeks. Et võib-olla kuskil nagu detsembri keskpaigas, võib-olla natuke enne seda, süka mingi 10. detsember, kuigi mingit kindlat kuupäeva ei olnud. Aga niimoodi roughly siis detsembri keskpaigas toodi kuusk ja siis mina koos vendade, õe ja empsiga ehtisime, põhiliselt minu ja emps minu arust enamus aastatel ehtisime siis seda kuuska. Issi pani tulekesed ja siis me panime muud ehted. Ja siis ta tavaliselt jõuludeks juba kuivaski suht või ikka ajas korralikult neid okkaid, nii et siis suht kiirelt peale jõule juba see kuusk viidi ära ka. Nii et niimoodi oli. Vot.
aga ma siis tänaseks lõpetan. Loodan, et oli põnev ja näeme juba homme. Tšau!